Kõigile tere! Tere jälle, kallid ingliterapeudid. Nii, täna siis on meil teine tund. Et esimene kord oli siis tutvustus, aga ka see, kus ma rääkisin, millised asjad peaks olema või võiksid olla altaril, mida inglid on mulle soovitanud. Ja ilma milleta siis mina ei tee ühtegi ingli teraapia seanssi. Ettevalmistused. Üks tähtis asi, ja ongi vaja, on ingliteraapias, on alati ka nutupaber, täna mul ei ole seda peent. Et tihtipeale nagu ongi, et ingliterapeut ise tunneks ennast hästi. Teine asi, kui me lähme ingli kanalile, siis tihtipeale inimesed tulevad silma pisarad või sulle endale ja seda on vaja. Ja vahepeal on ka päris palju isegi nagu pisaraid või sellist vabanemist, seepärast peab alati see paber olema. Et olen ta juba nimetanud nutupaberiga oma kodus. Kui panen ostunimekirja, siis on ta ka nutupaber. Aga siis ongi küünal, viiruk, see kausike, kus on siis nagu palved, et ise ka alati teed tööd iseendaga, et tegelikult nagu ma ütlesin, et sa ei pea olema valmis spirituaalselt valgustunud või ma ei tea, kui kaugele jõudnud vaimsusega. Inglitega ongi nii, et tegelikult, et tähtis on see, et kanal oleks puhas. See võid olla tegelikult ongi, et mida süütum puhtav. Ja siis tegelikult inglid annavad need õiged sõnad, õiged mõtted ja pildid, mida inimesele edestada. Et seepärast ongi kõige tähtsam, mis meiegi teeme, et me jõuaks sellele kanalile, et me oleks selles vibratsioonis ja no minul ei olnud ka alguses kõik niimoodi ja mul ei olnud kõiki neid asju. Loomulikult need on ju 13 aasta jooksul mulle kogunenud ja mida enam sa teedki, siis seda enam sulle tulevad need asjad. Aga alustad sellest, mis sul juba täna on. Et siis küünal, viiruk, teed altari, oled seal, vaatad seda imelist ingli kuju ja hoiad seda vibratsiooni. Teine samm on siis hingamine, rahuned. No ja ongi, altaril on ka alati siis vesi. Et ma palusin teil vaadata seda ingliteraapia seansi ettevalmistusi, mida ma annan igale inimesele. Ja tegelikult iga kord nüüd ka seansiks, et saate minna sinna minu lehele, et kuidas näeb välja ingliteraapia seanss, et seal on need elemendid, et need ma palun siis alati ära teha. Et ongi siis, ja tekike ka, et endale mugavaks, et see kuidagi aitab paremini mediteerida. Et on tekike väike madal padi, et ei pea olema nagu kõrge. Nii, ja nagu seal ingliteraapia, sealgi on, et mul on ka nagu, ma räägin nii rahulikult, et see inglise energia tuli peale, et enne ma ka kiirustasin ja sättisin, aga nüüd on selline rahu. Hingad hästi sügavalt sisse ja välja. Et me lähmegi niimoodi vooluga kaasa, mida inglid mulle annavad ja hakkamegi siis pihta, et kõigepealt kõige tähtsam ongi tegelikult enne veel, kui me lähme palve juurde, hingad hästi sügavalt sisse ja välja. Et inglid saavad meid aidata läbi õhu ja rahu. Tegelikult kogu, nagu mida Jumal õpetab, kõik, mida me siin maailmas tahame teha, me peame suutma ennast viia rahu seisundisse. Seda aga näitab see palve märk, mida inglid ütlevad, ole keskmes, ole rahul, ole keskendunud. Nad isegi meie ninaga, kõik läheb nagu joonde, meie tsakrad. Me ei kaldu kuhugi ühele ega teisele poole, me oleme keskmes
ma olen siin, ma olen kohal ja praegu. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Nüüd on tulnud aeg, kus sa ei pea mitte millegi pärast muretsema, kellegi teise jaoks olemas olema, vaid pühendad see tund aega lihtsalt inglitele, mediteerimisele. Sa lased vabaks ka kõik ootused, taotlused ja lihtsalt naudid seda momenti, kus me kõik koos oleme. Hingad hästi sügavalt sisse ja välja. Ja nüüd loeme koos palve, et ma annangi teile selle edasi, mida mina olen õppinud. Kuid lisan alati juurde, et kui sa saad nagu meistriks, sinu oma tarkus tuleb alati juurde. Kuid praegu teeme nii, nagu see minu jaoks on tulnud. Ja minu jaoks on see alati olnud meie isa palve. Isegi kui ma olin pisike tüdruk, ma kuulsin väikesi fraase meie isa palvest ja see soojendas mu südant. Mu isa ei lubanud olla, nagu nii-öelda usklik, et kas sa oled mingi imelik või usklik. Ja vanaema nagu uskus, ma mäletan, tal oli isegi Jeesuse pilt, aga üldse see nõukogude aeg ka ja igasugune usk ja kirikutes käimine ja kõik see oli nagu keelatud, aga mina juba väiksena tüdrukuna ma uskusin Jumalasse, tema olemasolusse, ilma et keegi oleks meil õpetanud ja meie isa palvet lugesin nagu ainult fragmenti, mida ma ühest filmist kuulsin ja muidugi nüüd on mul palve selge ja see on minu jaoks nagu uks, kuna see on minu jaoks nii eriline palve, et see tuli minu ise uks, et minna ingliteraapia kanalisse. Ma loen selle, ma kohe tunnen, kuidas mul kõik muutub, et muidu ma olen nagu tavaline terje, aga siis tuleb ingliterje. Nii et siis, meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Me igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna andeks meile meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au, nüüd ja igavesti. Aamen. Et palve peab olema sul endal hästi tugev, nagu ma ütlesin, see tuli mul lapsepõlvest. Teine asi on usk inglitesse. Meenuta mingi imelist kogemust inglitega, mis annab sulle teada, et on midagi enamat kui see maine maailm. Kui need ostunimekirjad ja laste soovid, kui on elu peale surma, on inglid, et on midagi enamat. Et me ei ole ainult oma keha, vaid me oleme ka hing ja spirit. Meenuta seda imelist hetke, et tõsta ennast kõrgemale, tõsta sellest maisest tasandist kõrgemale. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Säti ka ennast, et sul oleks hästi mugav istuda või lamada. Ma pean oma põske paitama, sest mul mingi plekk oli seal. Et ongi, et kõik, mis viib välja, viib välja. Hingame veel kord hästi sügavalt sisse ja välja. Ja nüüd ma kutsun enda juurde kõik need inglid, kes on teile õnnistuseks, et õpetada teid ühendust võtta inglitega. Et ongi ka teie, et me kutsume enda juurde need inglid, kellega meil on koostöö. Peame õppima selgeks nende nimed, nende energiad, vahet tegema tumedast energiast ja heledast. Inglitega ongi alati siuke imeline, kerge, õhuline, vaata kui päike loojub ja see imeline roosaka sellesinine tunne. Sul on kerge ja õrn olla. Et kui on valejuhatus ja sa oled nagu kuskil kiskuv tunne tagant või selline ärritunud, peab olema helev, kerge, õrn ja imeline tunne. See ütleb meile, et on seotud inglid. Täpselt sama kerge nagu inglid. Vaata, seepärast nad seda märki ka näitavad. Et oleks kerge, õhuline ja saatuse nagu vabadus või nagu saatuse juhtida. Et mulle väga meeldib inglite energias olla.
nagu ongi, et kui me räägime selgeltnägemisest nüüd siia juurde, et siis see on see tšakra, mis on siin tegelikult kolmanda silmadega ja kui meie nüüd alustame, siis ma soovitan teil ka seda aktiveerida, seda masseerides. Te võitegi tunda, et kas on mingi torkiv tunne või selline, et ja siia puudutades see aktiveerib. Teine, mida ma tahan, et aktiveeriks, on kroontsakra. Et nagu ongi, et avaneks kroonleht haaval. Et te võite tunda sihukest nagu torkivat tunnet või nagu sellist kõdi või see, no alguses oli see kohe ikka väga tuntav, et ma avan endal kroontsakra ja teiseks, et ka kõrgemad meeled avaks, me avame ka kõrvad, et kuulda, sest minust on üks väga imeline viis ka kuulda ingleid. Ja puudutades seda, me avame nagu mõttedki, et ma avan need tšakrad kõrgematele meeldele, et ma kuuleks hästi ingleid. Hingad veel kord hästi sügavalt sisse ja välja. Ja nüüd kujuta ette, et sa avad ka endal südametšakra. Kujutad ette, et see siin tõesti nagu imeline roos avaneb. Imeline energia. See on armastus ja ka tervendus. Tees neid liigutusi saavad. Nüüd, kui tunned kuskil pinget, lase sellel nagu puudutame veel pead, et avada. Mul tuli pinge siia kuklasse. Et laseme lõdvaks. Nüüd hinga veel kord hästi sügavalt sisse ja välja. Nüüd kujuta endale ette imelist väravat, mis on kuldne, valge, nikerdustega, imeline valge ja ümberringi on kõik valge. Kujuta seda väravat ette, kujuta, et nad avanevad ja seal on väga kirgas valge valgus. Sa lähed sealt väravast sisse ja sind tervitavad su inglid. Need on nagu imelised valgus. Sa näed nende nagu nägu ja käsi ja nendest kätest tuleb valgus. Nad tervitavad sind. Ja koos nendega läheme imelisse kohta. Ja see on meil siis nii-öelda treenimise koht. Me hakkame sinna kujutama igasuguseid erinevaid harjutusi. Ja täna kujuta sinna oma keha. Kujuta sinna oma pilt endast, just nagu sa vaataks peeglisse. Kujuta sinna oma keha, et ta seisab seal ja mida sa näed tema ümber. Kujuta oma keha sinna ette. Näe oma figuuri pealaest jalatallani, käed ja jalad. Sa seisad seal imelises valguses enda ees. Proovi ennast vaadata, mida sa näed, mida sa tunned, mida sa tajud. Ja nüüd hakkame seda keha puhastama. Energeetiliselt. Teile võivad tulla teile omased erilised pildid. Usaldage neid. Ärge palju mõtestage neid. Ärge pange neile ka nimesid esialgu. Usaldage oma nägemust. See on seotud teie enda intelligentsi, teie enda nägemuste ja kogemustega ja see on eriline. Minule meeldivad valgused ja mina näen neid valguste või olendite, nagu valgusest moodustunud olenditena, mis on seal ümber. Ma teen nagu silmaga praegu taotluse, et ma puhastan ka teid kõiki, et saadan teile ingleid, et te tunneksite kergelt seda läbi selle, et kõik, kes te siin olete, et teen nagu hästi kiiresti, kuna vaata, ma olen juba nii-öelda prof, siis tegelikult mul tulebki kohe kõik te ette ja kõik niimoodi on seotud minuga ja siis ma puhastan teid kähku ära, et teil oleks hea olla. Ja seda te õpitegi siis tegema pärast nüüd kätega. Ma aitan nagu alati kaasa, et teha seda
aga ma näen teie ümber nagu kõikidel mingid nagu värvid ja ma teen seda nagu kiiresti, et ma ei keskendu. Et puhastan teid ära. Teie keskenduda proovite praegu nagu koos inglitega, et oleks nagu enda ees ja mis te seal näete. Muidugi võib ka see algul olla, et ei saa pilti ette, see on ka okei, sellepärast, et tegelikult kui mina alustasin, siis mul läks tegelikult 40 minutit, et minna sellele nagu lainele, et näha seda üldse, et tuleks see värav ette. Et see, kas õnnestub praegu või ei õnnestu, see ei olegi nii oluline, mida rohkem me see läbi teeme, teile jääb see selgeks ja me lähme sinna ja kui me ükskord kohtume, siis ma nii ehk naa nagu aitan teid sinna. Ja me teeme ka, ma palun teil, et me hakkame kokku leppima neid ingliteraapia seansse, kus ma teid siis teen nagu päris puhtaks. Teeme selle läbi ja me räägime siis natuke rohkem, kui ütleme oma kliendile teeks, et neid asju, et sa saaksid täpselt sinna väravasse, sinna nagu näha neid ingleid. Nii, aga praegu siis puhastame. Proovime siis, et saate selle enda kuju ette ja hakkame puhastama. Vaatame, mis seal jalgade juures on. Näen seal nagu teil nagu punast energiat kellelgi on. Võtame selle ära. Läheme edasi. Kõik, mis nagu ei ole harmoonias, selle nagu saadad üles. Kutsud nüüd peaingel Miikali. Kallis peaingel Miikal, palun tulu minu juurde ja näed teda tulemas. Ja siis ta läheb, võtab selle energia ära ja viib valgusesse. Et näed seda nagu juhtumas, et see läheb valgusesse. Võtad ära kõik ka tumedad energiat, hallid energiat. Kõik nagu ma näen, et sellised punased niidid tulevad inimeste kätte ümber. Need võtad ära. Võtad kolmanda silma eest ära. Ja kui see võtab liiga kaua aega, siis kiirem meetod on see, et näed nagu sellist suurt valgustoru tulla ja tõmbad kõik ära. Et paned nagu selle pea kohale ja kõik läheb. Et kuna te nagu ongi, et pole ammu teinud või see, siis ma praegu puhastan ka teid kõiki, et võtan selle kõik sodi ära, selle energeetilise. Muidugi puhastame, et ma ei näe nagu otseselt kes nimi, aga ma näen kõikide nagu niimoodi mina näen, et ma lähen nagu siin, nagu seisan, nagu seal valgus on, lähevad niidid kõikide teieni ja siis on teie kehad ees ja ma puhastan need energeetiliselt ära. Nagu läheb see valgus ära, kuni jääks see imeline, valge, energeetiline keha. Ingleid näen ka seal taga, nad nagu ütlevadki, et nüüd tänaseks aitab, et on kõikide nagu selja taga ja puhastavad niimoodi nagu edasi ja ütleb, et nüüd siis puhastame tšakrad. Keskenduge enda jalgade juurde ja puhastage see tšakra. Kujuta ette, et nagu kerite sealt kõik musta nagu või tumeda energia välja. Tavaliselt et ikka on sellest, ühiskond paneb midagi. Nagu, et seal jalgade juures on siuke imeline tume. Nagu tšakra sees see maaühendus on tume, need on nagu must ja roheline ja pruun ja sa puhastad selle energiakeskus ära. Näed teda nagu vibreerimas. Siis siin kus meil on pepu ja selle juures on see punane sakra, selle puhastame ära. Siis tuleb edasi sakraalsakrad, mis on naba vahel. Näed seda puhastamas, et ta läheb nagu puhtaks, näed teda, et ta keerleb, et ta on oranž ja imeline. Siis lähed edasi, on naba juures kollane, solarplexis või see nagu tahtetšakra ja ilu. Puhastad selle ära, puhastad. Näed nagu, keskendud talle praegu tee. Siis tuleb see südametšakra, näed, kuidas see puhastad, võtad sealt kõik asjad ära, puhastad. Siis tuleb kurgutšakra, puhastad selle ära mõttes, nagu tõmbad kõik nagu tumedad energiat välja, et sa näed seda nagu puhtana. Nii, siis on kolmas silm, puhastad selle ära. Näed, et ta läheks puhtaks ja siis kroonsakra, võtad sealt kõik, et oleks ühenduses, puhastad ära. Hingad hästi sügavalt sisse ja välja. Nüüd kujutad ette, nagu et sinu juurest tuleb imeline kiir, mis läheb otse üles Jumala juurde ja Jumala juurest tuleb imeline valguskiir sinu juurde ja täidab sind üleni jumaliku valguse, armastuse ja tarkusega.
seda teen ma nüüd ka endale, et kujutan ette, et see imeline valgus tuleb, see on täiesti valge, see on jumalik kuldne, see tuleb minu pealaest sisse. Ma näen seda juhtumas. Ma näen, et see täidab mind üleni, nagu minu füüsilise keha. Ma keskendun nüüd oma füüsilise keha peale, et võtan selle pildi sealt ära, et enda eest ära, aga keskendun nüüd endale ja näen, et see imeline jumalik valgus tuleb minu pealaest sisse. Täidab minu pea, minu kaela, minu keha, minu käed ja jalad. Me teeme seda veel kord, et täidab meie pea, meie kaela, meie keha, meie käed ja jalad. See on nüüd see harjutus, mida sa võid teha alati ja igal pool. Et teisiti on nii hea on seda teha, sest sa täitudki valgusega ja tegelikult on ka selles üks jumalik tervendus, nagu ingrid ütles mulle, selle jumaliku valgusega me tervendame tegelikult ära kõik oma rakud ja kõik organid. See jumalik valgus tekib iseenesest, kui näiteks ema paraneb peale sünnitust. Aga meie kutsume seda jumalikku valgust nüüd tänasesse hetke ja teeme veel uuesti. Täidan valgusega oma pea, oma kaela, oma keha, oma käed ja jalad. Kõik meie sees. Kujuta nüüd ette, et see valgus läheb igasse sinu pearakku, kõik su ajuorganid, hambad, luud, kondid, kael, õlad, kõik sinu sees. Et pole ühtegi kohta, kuhu see valgus ei jõua. Nagu mõttes pressi seda rohkem endale sisse, nii et iga rakk saab seda täis. Nii et sa võid välja öelda, et see hakkab välja purskama nagu igast sinu keha rakust. Ma ütlen, tegelikult tahaks öelda august, aga see kõlab natuke. Teile on nagu õpetajana, aga ma tahaks nagu öelda igast august, aga põhimõtteliselt ma mõtlen silmadest ja suust ja kõrvadest, aga kliendile ma julge öelda. Teil natuke nalja juurde, aga igatahes jah, et igast nagu oma keha rakust tuleb välja see valgus, et seda valgust tuleb nii palju, et hakkab välja pressima nagu teist. Kujutad ette, valgust tuleb ja pressibki välja, tuleb igast keha rakust, nii et täidab ära munakujuliselt teie aura. No täidab ära, tegelikult olete nagu päike, täidab ära teie aura. Ma ei tea, aga mina hakkasin nägema nagu päriselt siin, et mul ongi selle taga kõik nüüd nii valge. Ma ei tea, kas nagu tundub nagu efekt, aga tegelikult need ongi, et jäävad siuksed asjad ka pildi peale. Kõik see aura saab täidetud, seda valgust tuleb nii palju, et selle valgusega saab täidetud ära kogu tuba. See ruum, kus ma olen, see maja, kus ma olen, see linn, kus ma olen, kogu see planeet, kogu universum, kuni jõuab Jumalani tagasi. Minule tekib ettegi täiesti valguse pilt, ma olen täiesti nagu valguses, nagu ma oleks kuldne ja ma lihtsalt olen. Ma ei taotle midagi, ma lihtsalt olen täiesti rahus, puhtas valguses. Aitäh! Ja nüüd natuke olemegi. Ja nüüd ma panen vett juurde endale. Ja seda ma teen iga kord, kui me teeme ingiteraapiat, ma juhendan inimesele, teda on väga inimest. Kõik ongi öelnud, et tegelikult, et see juhendamine ongi hästi hea, et inimene saab ennast lasta vabaks. Ja teie ka saate siis nagu anda, et annad vabaks, kui sa ise teed teisele, siis uskuge, see valgus on suurem. Ja kui õpite need asjad ära, taotlete, et tahate kedagi aidata, kas või kohe täna peale seda võite kedagi näiteks mõnda last või kedagi, kellega teil hästi õrnad ja armastavad suhted, teha talle seda valguse õpetust. Ja mis me tegime, et täidad ennast valgusega pealaest jalatallani. Ja vaadake, mis siis juhtub. et kuidas valgus hakkab siis võib-olla teile juba midagi ütlema. Aga olge siis esialgu ettevaatlikud, et võib tulla see, et ei julge öelda, mis on hea, sest see on ka vastutusrikas. Teine asi võib ego öelda, et te mõtlete selle välja. See on ka normaalne.
siis hingake hästi sügavalt sisse ja välja. Kui see tunne ikkagi ütleb, siis ongi, et see harjutamine tulebki sellest, et sa hakkad julgema seda välja öelda, hakkad usaldama seda valgust, mis ta sulle ütles, mis ta räägib. See võib tulla pildiga, tundega, visuatsiooniga. Ja siis sa ütled selle ja sa tead, et ta on õige, kui sa ütled selle leebelt, armastavalt, kergelt. Ja see on inimesel alati kerge teha. Ja tihtipeale ta annab siis enda su tagasisidet, et see ongi nii. Ma tänan. Ja niimoodi saad sellise väikese harjutuse siis täna. Et pange tähele ja ongi juba väike harjutus. Nii, aga meie siis lähmegi edasi, et siis mis meil on siis, et me peame õppima selgeks tšakrad. Tšakrad ja nende värvid. Et inglid räägivad tšakratest, nad nimetavad neid energiakeskusteks ja nad ütlevad, et on nagu sellised meie sees olevad energiakeskused, mis vibreerivad, neil on nagu oma heli ja need tegelikult tõmbavadki neid olukordi, võimalusi ja inimesi meie ellu, milliseid õppetunde meil on vaja. Et kui me nüüd et kes selle raamatu võtsid, nagu ma tõesti soovitan, et kas võtta e-raamatuna või laenutada või et siin on see õpetus, mis inglid on andnud, mis ongi need tšakrad või energiakeskused ja nii sa mõistad ka teist inimest näiteks, et kus ta siis oma õppetunniga on ja sind ennast, sa mõistad ennast, et kus ma olen oma õppetunniga, et millise tšakra juures ja see ongi nagu ime, et iga tšakra, iga värv, iga ühe juures on oma õppetunnid, on alumised, on ülemised ja kogu meie elu ongi siin üks suur õppetund, et on iga tšakra õppetunnid ja meie lihtsalt teemegi neid ja meie arvame, et see on meie elu, tegelikult on lihtsalt õppeolukorrad ja niimoodi me siin teeme, kui me kõik ära teeme järgmises elus edasi. Iga hetk me ei tohi seda mäletada, mida tundub see kõik natuke nagu mõttetu või. Aga paraku see on niimoodi, et me oleme siin õppimas ja siis nii ta on, et esimene meie räägime täna siis nagu, mul on ka täna valge tekk ja valge õppetund ja valge ingel, kus on peaingel Gabriel, peaingel Gabriel Viiruk, nagu ma ütlesin. Ja tema on ka minu või nii-öelda, tegelikult nad ei ole, ta on nagu see õpetaja ingel või see, kellega ma kirjutasin selle raamatu ja tema õpetab mind praegu. Ja see on siis, tema räägib, et tema siis esindab seda tšakrat, mis on meie peast nagu eemal, see on ühendus Jumalaga ja see on valge kuldne värv, valge kuldne energia ja miks inimesed vaata, kes nagu öelda valgustuvad või püüdlevad valguse poole ja hakkavad valget kandma. Aga see ongi see, et me aktiveerime selle tšakra, millega me hakkame nüüd tööd tegema. Me hakkame kandes valget, me tõmbame neid inimesi, olukordi ja võimalusi oma ellu. Inimene vaatab meid, siis valgus peegeldab talle. Me teeme neid õppetunde ja me anname maailmale teada, et meil on valge õppetund. Me tegeme vaimsusega, me tegeleme kõrgema vaimsusega. Et kui nüüd, nagu millest ka ma alati räägin, et minule tuleb ette, nagu ongi see, mis me rääkisime, et kui see inimkuju, siis tema ümber olevad need valgused või energiad. Ja siis tulevad need teed, neid on 3. On vaimsuse tee, armastuse tee ja külluse tee. Külluse tee on roheline, kuldne, armastuse tee on roosa, kuldne ja vaimsuse tee on valge, kuldne. Ja vaimsuse tee on nüüd see, millel ka teie olete koos minuga. Mina olen teie jaoks nagu üks pärl. Ma alati nagu näen, või inglid näitavad mulle, et meie vaimne tee on nagu pärlikee. Vaata, miks ka, nüüd ma saan aru, et miks nagu mõnedes kultuurides need pühaisad võtavad neid pärle. Neil on muidugi suuremad vahed ja tegelikult see ongi see, et iga inimene, näiteks mina olen teie jaoks üks pärl. See raamat on üks pärl. See raamat, mis eelmine kord luges, mis on siia, mis siia tõi sind. Need inimesed, olukord, õpetajad, iga üks on üks pärl, üks on kera. Sa teed ühe õpetuse ära ja lähed edasi. Ja siis tegelikult on nagu alati lõpmatus. See lõpmatuse märk.
et mina olen siis nagu ka teie jaoks üks pärli osa. Ja seal vaimsuse teel ka siis, kui ma näen inimestel ja ma tahan ka teile õpetada selle siis, mis te siis nägema hakkate või on see, et lähed sinna, seal on nagu, ta nagu lähebki tee sinna, siis seal on valge, kõik on valge kuldne, sinna tulevad siis need sümbolid või inglid, on minu jaoks inglid, on seal ja raamatud ja need kõik nagu on seal siis ette näha, mis sind sinu tee peal aitavad. Ja kui teie vaatate kedagi teist inimest, siis temal on seal mingi asi ette näha. Et kõigil ei ole vaata näiteks inglid või ingliteraapia. Mõnel on näiteks nõiatee, ravimtaimetee, üldse näiteks Hiina meditsiin või midagi muud, mis viib teda tegelikult valgustumiseni või vaimse kirgastumiseni, vaimsega tegelemisel, mis viib teda Jumalale lähemale. Et selleks võite valmis olla. Ilmselt teie olete siin kõik, et teil on inglid, sest muidu te poleks ja lausa õppimas. Et selles ma olen nagu päris kindel. Nii, ja seal on siis need sümbolid, on inglid, on vaimsus ja me tegeleme vaimse teega. Et vaimsus on alati midagi sellist, mis on kõigi jaoks, ühiskonna jaoks, see on su hinge jaoks. See, mida sa teed sel teel, see ei lahku sinust, kui sa ei lahkud siin maisest kehast. Need tarkused, need asjad, need jäävad sinuga, su hing areneb ja selle sa võtad kaasa. Nii nagu sinu andmine jääb siia maailma, sa muudad selle maailma paremaks, sa aitad teisi ja see ei kustu ära, kui sina oma kehast lahkud. Sellel teel tehtavad, nagu inglid ütlevad, iga kord, kui sa aitad kedagi, sa teenid nii-öelda nagu endale ülevalt dividendi, valgust ja head karmat. Et kui te nagu vahepeal mõnikord imestate, et miks mõnel inimesel läheb hästi, ootamatult hästi või teda aidatakse, siis tal on hea karma. Ta on palju aidanud. Ja aitamine peab olema siis tegelikult selline nagu hästi puhas, et ma aitan ja ma lähen. Või näiteks, kui nagu aitad inglitega, siis sa annad vabaks ja sa aitad tema eluteed. Seal on muidugi omad nüansid, et kui palju sa saad teda tegelikult muuta või kui palju sa mõjutad või teda aitasid, et sellest siis oleneb see nagu suurus. Aga see ei tohi olla taotlus, et ma teen seda ainult sellepärast, et saada neid dividende. Nii kui sa seda teed, on see saamine ja see pole andmine. Et nii kui sa keskendud saamisele, see pole puhas andmine. Et nagu ingrid mulle näitab, nagu vahepeal ongi, et kui sa oled valguse teenistuses näiteks midagi, siis sulle võib-olla saadetakse näiteks, kui sa käid tänaval mõni inimene või laps või lind, keda sa peaksid aitama. Ja siis sa nagu tuled sinna olukorda nagu ingel ja sa lähed sealt olukorrast nagu ingel. Et olla tõsiselt aita, sa annad kõik vabaks ja sa ei mõtle, et kus ma pärast aitasin, ma tahan nagu midagi saada. Või et ma olen nii palju andnud maailmale, et ma tahan midagi tagasi saada. Nii pole see nagu andmine. Sa võid meenutada, kui sul on vaja kellelegi rääkida seda, aga üldiselt sa nagu tuled sinna olukorda ja sa püüad ära minna ilma, et inimene mõtleks sinust kui isikust, on ju sinu nimest või sellest, et sa ei ütle oma nime, sa ei oota tänu, sa lihtsalt annad, aitad ja naeratades siis lähed, nagu oleks kingel. Et niimoodi siis uskuge mind, et kui te olete nii-öelda nagu valguse teenistuses, siis teil palutakse teha teatud asju ja teid võitakse ka panna proovile nüüdsest. Ma arvangi, kas te olete väärilised inglitega tegelema, nagu aitama, et mind panti kalgul väga palju proovile ja saadeti olukordi, kus ma pidin kedagi aitama ja ma pidin olema oma usus tugev ja kindel, et seda teha. Et võite ka näha enne märki näiteks 111 või midagi, et universum on keskendunud, et teil tuleb see eriline tunne, et nüüd pannakse mind proovile ja see tuleb ka eriline tunne, et see on natuke teistmoodi. Keegi tuleb teie käest midagi küsima või palub abi. See ei ole nagu tavaline, vaid te tunnete sisemas või kuklas või kõhus, et see on midagi erilist, siis pange seda tähele. Et universum keskendub teile, paneb proovile ja miks on see märk see 111, et see nagu välk, nagu see valguse sähvatus. Ja inglid tulevadki ruumi nagu selle sähvatusega, nagu valgusega, nagu vibratsiooni, nagu meie ruumi.
et nad on seal üleval kuskil 7. taevas nii-öelda teises vibratsioonis. Osaliselt on nad ka siin nagu Jumal räägib nendest planeetidest, et kus nad tegelikult meie arvame. Näiteks see päike, et tegelikult seal on hoopis hinged, kes hakkavad maale kehastuma, et nende valgus on see päikeses ja seal on nagu see kaitse ees ja siis, kui toimuvad need päikseplahvatused, siis tulevad need eriti eredad hinged maa peale. Samuti on ka nagu kuu peal, maa ja kuu vahel on seal, kuu peal on selline nagu energeetiline koht, kus toimub siis nii-öelda puhastamine ja seal on tegelikult väga palju olendeid ja üks ka siuke puhastuskoht, mida ma hakkan teile rääkima, kui me jõuame. Ongi ka täna, me juba räägime peaingel Sandalfoon, kes on siis nagu suur ingel, et tema ongi nagu planeedilt maa, läheb sinna selle kuu ja maa planeedini nagu välja kuuni ja tema värv on siis helesinine ja valge. Umbes nagu natuke heledam kui see, aga nagu, et kui paneks nagu, ongi see helesinine, veel heledam sinine, kui paneks siia veel valget juurde. Kuskilt, kus ma pean seal nagu, ütleme selline sinine, väga ilus helesinine ja valge on tema värv. Ja tema siis puhastab asju, puhastab energeetiliselt ja puhastab inimest. Ta nimetatakse ka muusikaingliks, Sandalfoon. Ta ongi nagu muusika. Ja tema on siis maa ja kuu vahel ja sinna, nagu see oli ka mul üks puhastuskoht nagu alguses, kui inglid mulle andsid. Ja et seal on siis selline imeline koht. Ja nüüd me kutsumegi enda juurde kallis peaingel Sandalfoon või suuringel. Jah, ta on suuringel, aga pole midagi, kui läheb see mulgi. Et suuringel Sandalfoon, palun tule meie juurde ja aita mind. Et kuna ta nagu muusikaingel, siis üks ongi element, mida ma kahjuks praegu ei saa kasutada, aga mis mulle alati ingliteraapias on muusika. Ja üks väga imeline artist on Aeolia, kelle ma soovitan siis leida üles YouTube'ist või kuskilt ja tema muusikad on tõeliselt ingli vibratsioonis ja kõrged. Ja nad kohe viivad sinna ingli energiasse. Ja kui me nagu puhastame ära oma ruumi energeetiliselt, siis pärast seda soovitan alati panna ingli muusikat, et seda ruumi veel puhastada. Ja muidugi aitab see muusika minna meditatsiooni, ta aitab meid keskenduda, palvetada ja kõike seda teha. Et kuna teil on ka nüüd vaimne tee, siis ma soovitan, nagu inglid alati soovitavad, neil on hästi tähtis puhtus. Isegi täna hommiku panid mind ikkagi koristama alati, et ikka nagu koristasin kraanikausi ära või nagu tegin lastele, et nagu on see puhtus on hästi tähtis. Puhtus ja kord on inglitel hästi tähtis kõik, nagu ongi täiesti. Nemad on nagu valge, kord, puhtus, selgus ja nii ka sinu ees endas ja ka sinu ümber. Ja see on väga-väga tähtis, et ka nüüd, kui te asute vaimsele teele, et te puhastaksite enda ümbert kõik ära ja läheksite valgusele. Kõige parem, kui füüsiline toetab teie vaimset püüdlust ja arengut. Et võib-olla te muudate hiljem teisiti, aga nüüd ma soovitan teil oma kodu ja tuba täiesti üle vaadata ja puhastada seda, viia seal kõrgemale energiale. Aga ennem seda paluge enda juurde peaingel Sandalfoon ja puhastage oma kodu energia ära. Nüüd igaüks teist kujutab nüüd ette oma kodu. Kogu seda oma kodu maketti. Proovige kujutada ette oma kodu. Näed, kellel on pildid, siis kodu läks nii valgeks kohe, et nii ilus ära. Kujutame seda teie kodumaketti ette, kujutad ette ta nagu oleks see arhitekt joonistatud või kujutad lihtsalt siis oma tube ette praegu ja hakkame neid puhastama. Kutsume endale appi peaingel Sandalfooni ja puhastame oma kodu nüüd ära energeetiliselt. Alustame sellest, mis ma nagu alati ka tegin, kujutad ette nagu kas valgust või vett. Nagu et suur merelaine tuleb ja puhastab kõik
kõik, nagu see on nagu valgusest merele, puhastab kõik tumeda energia ära teie kodust. Nagu näed, et ta puhastab kõik ära, lähed igasse nurka ja puhastab ja tõmbad ära kõik. No mulle meeldib alati käega kaasa teha, nagu see aitaks mind, nagu ma näen, nagu see pilt tuleb mulle ette ja ma näen seda tuba ja mina teen praegu oma kodumaketile, et teid õpetada, teie proovige nagu, ka siis lihtsalt kuulata või järgi teha. Et ongi, et ma kujutan seda maketti ette ja näen seda lainet igal pool minna ja näen, kus siis ja mul tulebki kohe ette, kus tumeenergia, leidsin oma kodust ka. Praegu seal üks tumeenergia, peeglit on alati siuksed kahtlased peegli juurest ja püüan ta ära. Nii kui ma näen mõnda tumedat energiat, kutsun enda juurde peaangel Miikaeli ja tuleb ka Jeesus Kristus, kes alati nagu, nad alati koos tulevad, ma näen neid nii. Tuleb peaangel Miikael ja võtab ja palun, et vii see olend valgusesse. Siis nad tuleb, võtab selle olendi, tekib sinna nagu valgustoru ja ta viib selle üles ära. Sa näed seda ise juhtumas, see toimub. Ja seal on ka üks vaim, sellepärast tuli ka Jeesus Kristus, üks vaimolend. Siis tekib sinna trepp, valgusest koosnev trepp ja Jeesus on siis nagu seal advokaat ja räägib, Miikael siis on ka seal, kutsuvad ta, kohe tuleb keegi, nagu ma näen treppi tuleb valge inimene vastu, tema sugulane, see hing muutub sellel naine, tal on pruunid juuksed, ta on nagu noor, 20 aastane, ma pole ta kunagi varem näinud. Ma tean, et ta on nagu tänavalt tulnud, hoovist nagu kaasa ja me saadame selle ära. Ja mina tean, et see juhtus siis, kui mul tuleb pisar silma. Nagu, korraks nagu käiks läbi või ma mõtlengi, et ma pean täitsa hoidma, et mul tuleb täitsa suur pisar silma, kui see hing läheb ära. Siis ma tean, mul on nagu siuke ülevatunne, kehast käib ka nagu veri läbi, et ta läheb ülesse ja näengi teda trepist minemast ja ta on läinud. Nii, puhastamine, kõik läks sealt nagu selle koha, kui ma mõtlen nüüd seal oma toa esiku peale ja see nurgas ja kõik läks valgeks. Panemegi, kuna see tuli peeglist ja ka peegliga ja uksega seotud, siis alati paned oma peegli ette, taotled kõige ilusamad ja võimsamad inglid, 2 poole peegleid. Kõige ilusamad ja võimsamad inglid oma ukse juurde, oma välisukse juurde. Nii, aga meie puhastame edasi veel nüüd selle lainega, kõik nurgad, kõik nagu puhtaks, nagu see laine peseks ära selle tumeda energia, kõik nurgad, kõik sinu asjad, kõik ja lased nagu üles, nagu jälle näed, suur valguskanal tuleb ja kõik hakkab lihtsalt üles ära minema. Läheb Jumala juurde, et energia kuskil peab ta ju olema, meie saadame ta ära oma kodust, saadame ta üles Jumala juurde. See valgus puhastab kõik ära. Nüüd on ka võimalus algu, kui te tunnete kunagi või kellegi juures, näiteks mina täna ei tundnud, aga on ka tulega võimalik. Näed nagu violetset tuld, et kui on näiteks väga raske olukord või väga raske koht, siis ma olen nagu näed selle, nagu see natuke ekstreemne võib-olla mõelda, aga sa näed nagu violetset tuld, et ta põletab kõik nagu rasked energiat ära. Et näiteks kas või kui te puutute kokku, kus on näiteks alkoholismi või tõsiselt, nagu sa tunned, et seal on hästi palju vaime või nagu väga raske energia, siis enne seda käib see tulega nagu puhastad ära ja peale tuld tuleb siis see vesi. Aga praegu on kõik nagu niimoodi, et teeme veega puhtaks, puhastad ära ja nüüd täidad ka oma kodu täpselt samamoodi nagu iseennast selle jumaliku valge valgusega. Võtad ette kõik oma toad ja näed seda otsast otsani täituvast valgusega, need võid nagu näha, et kõik need toolid, kõik valged, kõik lähevad valgusest, kuni nad kaovad ära, nagu valgustaks ruumi ära. Valgustad oma ruumi, magamistuba, köök, esik, elutuba, kõik toad, esik. Saadad igasse tumedamisse kohta, mul ongi esikus kõige tumedam koht seal. Tekib siuke, nagu ma ingritelt küsin, et tegelikult uksed ja peeglid tekitavad sellise nagu portaali. Ja alati peab nagu seda puhastama seal. Üldse nagu kui käite väljas, teil on kõrge vibratsioon, te praegu siis võivad teile hakata haakuma külge need vaimolendid. Et valguse juurde nad tulevad. Ja siis te võite tunda, mina alati nägin ära, silm ei olnud selge. Ei olnud selge värv, ei läheb uduseks, sest ma ei teadnud, et vaimude kohalolek mind üldse nagu näiteks tervendajate juurde ka viis.
et nii kui see vaim ära tuli, jälle sain oma eluga edasi minna. Et nemad imevad siis meie eluenergiat. Me ei ole rõõmusad, me ei saa midagi ei vaimsel teel, ei armastuse teel. Meil elu ei lähe edasi. Sellest rääkimine paneb juba joo. Nii, aga nii nagu ruumis on ju, nii ka endal vaimolend ära. Nii kui tunnete, et tulete kuskilt, tunnete siit torkivat tunnest või siit tagant või kiskuvat ja pahad tunned kohe nagu ärritunud. Võtad, kutsud peaingel, et kallis peaingel Miikal, palun tule minu juurde ja lõika läbi kõik energeetilised sidemed, mis mind kurnavad, väsitavad ja elujõudu ammutavad. Ja näed, kuidas tuleb see võimalus peaingel Miikal ja lõikab selle valgusmõõgaga kõik need sidemed su ümbert ära. Ja siis palud, et palun tule minu juurde ja vii valgusesse see vaimolend, keda ma enda lähedal tunnetan. Et just annadki selle nimed, keda ma just enda lähedal tunnetasin või keda ma tunnetan või kes nagu oleksin. Et vii ära kõik need tumedad energiat. Et alati need ei pruugi ka vaimolendil, need võivad unenäo energiat, nad võivad olla sellised, mis iganes olendid, et maailm on seal kirju. Ja vahepeal nad ei näita neid, nad ise valivad meile näidata või mitte näidata või hirmutavad või mitte. Aga meie palume, et peaingel Miikal viiks ta ära. Nii. Nüüd on meie küljest vaim ära, toast vaim ära, kõik on, näed, kõik muutub hästi valgeks, kogu olend, kõik tuba. Nüüd kutsud enda juurde peaingel Sandalfoni ja tema inglid. Ja siis ma hakkasingi nägema, et ta tuli koos nagu haldjatega, et kogu see ruum täitub nagu imeliste haldjatega ja kõik täidetakse nagu lillede ja nagu haldjad lähevad iga sinu asja, raamatu, kõikides asjade juurde, et nad õnnistatakse nagu ära, et see muutub nagu lilleliseks, kauniks, et sa õnnistad nagu selle ära. Sa võid näha ilmselt võib-olla teistmoodi. Minule meeldis nagu inglid ja haldjad ja siis iga asi, iga olend õnnistatakse ära. Sa võid ka nagu mõelda tegelikult, mis iganes värvi on sinu jaoks õnnistus või mis värviga sa tahaksid oma ruumi täita. Ja täidad selle siis õnnistusega. Ja alati siis tänad. Tänan, kallis peaingel Miikal. Tänan, Jeesus. Tänan, peaingel Gabriel. Tänan, suur ingel Sandalfon. Tänan kõiki neid haldjakesi ja ingleid, kes meid täna aitasid puhastada meie ruumi ja meid. Tänad südamest, oled tänulik. Ja siis nüüd hakkabki kohe, ma kuulen nagu heliseb kelluke kõrvas hästi kõvasti. Ja siis ma ise tegin ka intuitiivselt, näiteks soovitan teil panna ukse lingi kõrvale kellukese, nagu see jõulukelluke. Kelluke puhastab ruumi ja viib seal hästi kõrge vibratsioonile, et helistada kellukest. Siis paned inglimuusika käima ja see ongi küünalviiruk meil juba on. Teed need siis oma toas ka ära pärast seda kindlasti. Siis ilmselt on sul väga kerge koristada. Kergem kui mitte kunagi varem. Hakkad koristama, sorteerid kõik asjad ära, mida ei ole vaja. Teed puhtaks, kindlasti teed koju altari, et need inglitel poole pöörduda meditatsioonikoha. Ja siis kui see kõik on tehtud ja korras, siis alati nagu inglid ütlevad, et kodus oleks küllust ja hea energia, küpseta midagi või tee mingit hästi maitsvat. Pane kas või see nagu ongi õunad ja kaneel potiga tulele, teed endale siukse väikse lõhnatuppa. Et see kodu, et kui sa alati korised, lõpetad selle, et see kodukolle ehk kodusüda on pliit, et selle peal midagi teha, midagi hästi siukest maitsvat ja just need nagu vürtsid, kaneel ja vanilje, need aitavad meid nagu koduga, need on koduga seotud ja haldjatega seotud lõhnad ja need täidavad kodu ja täidavad selle kõrge vibratsiooni, kes saad, kui on head toidulõhnad, ükski madalam olend ei tule, see on nii kõrge vibratsioon, et tegelikult nad ja ingver, kaneel, vanilje ajavad tumedat energiat minema. Et see on siis see väga lihtne teha, nagu ütleme, see nõiekunst või selline nagu kokakunst, et sa teed vahva imelise saia ja sul ongi toas hea energia, kodus hea energia, lastel hea energia ja kõik hea energia. Ja kui sa siis veel lähed veel õue ja saad kuskil imelised lilled, kaunistad oma kodu võrratute lilledega, siis see tõstab kodu vibratsiooni
sinu enda vibratsiooni ja aitab sul siis püsida sellel vaimsel teel kõrgemas vibratsioonis. Ja kui sa juba selle peale mõtled ja kõik on nii ilus, no kujuta ette, puhas tuba, kõik asjad on oma kohal, igal asjal on oma koht, kõik on nagu taevalikus, jumalikus harmoonias. Sa oled küpsetanud, on hea lõhn. Ja siis nüüd koduseks ülesandeks on nagu ongi tekk ja padi, kõik on nüüd nii tehtud, et proovige see nädal siis minna teha see, et korrastada oma kodu nagu jumalikule vibratsioonile. Teete selle nagu energeetilise puhastuse ära ja eemaldate kõik üleliigsed asjad ära. Teete kodu puhtaks, õnnistate ta ära ja siis mediteerite. Lihtsalt lastes endasse valgust. Lähete pikali, panete inglimuusika mängima, küünalviiru kaitseks ja lihtsalt täidate ennast valgusega. Ja panete tähele, mida see valgus tahab teile öelda. Teete seda endale iga päev, et saaksite meistriks, et saaksite valgusega ennast täita. Ja kui tekib selline olukord, situatsioon, kus te saate seda teha kellegile, siis proovige teist inimest täita jumaliku valgusega ja kuulake, mida see valgus teile soovis öelda ja pange ka tähele, kuna me oleme õppimisel, kas seda oli teil kerge teha, mis mõtted teil tulid takistama või see annab ka aimu teie blokeeringust. Et pange kas või see kirja, kas teil oli seda kerge teha või mis mõtted teil tulid pähe, mis tuli takistama või kõik õnnestuski ja saame lihtsalt edasi minna. Et nagu ongi, altaril vesi on tähtis ja teine asi, ka enda puhtus, siis ka füüsiline puhtus, et iga kord enne meditatsiooni soovitavad inglid mul ennast pesta, nagu seda teed spirituaalseks pesuks. Sa võid selle mõelda, kus sa ainult keskendud oma kehale, puhastad, aga võid ka muuta duši nagu kuldseks jälle, et ta katab sind selle valgusega. On kuldne valgus, et see vesi tuleb ja puhastab kõik negatiivse, kõik energeetilise mustuse, kõik nii-öelda mustuse või saasta nagu ära, kõik sinu pealt nagu mõttes nagu niimoodi puhastad. Ja teine asi nüüd ka nagu ongi, et ma ei taha küll nagu hirmutada, aga kui me lähme vaimselt teele, siis ikka tumedatele selle ei meeldi või meid pandakse proovile valguse poolt, meid tulevad takistama tumedad energiat, aga et nendest lahti saada nii-öelda kiirelt. Kutsud endale peainkel Miikali, lõikad läbi kõik energeetilised sidemed, mis kurnavad, vesitavad ja elujõudu ammutavad. Ja kui lähed pesema, siis võtad meresoola, paned endale peo peale ja mina panen nagu pea peale ja tead, kus puhastab selle aura kõik ära. Nagu kõik läheb kohe puhtaks. Ma kohe tunnen, kuidas selgeks läheb kõik nagu ärritus, raskus, raskemeels, kõik kaob ära. Ja on kerge, et seda võid ka teha kohe esimesena, enne kui pesema lähed, et siis edasi nagu pesta nii-öelda spirituaalselt, et olla puhas. Siis paned peale pesemist, siis võidid ennast, nagu et sul oleks hästi mugav ja paned selga just selleks, et nüüd teine ülesanne otsida endale just meditatsiooniks vajalik näiteks kas särk või mugavad püksid või veel mingi eriline valge riietus, et see veelgi enam, et saaks nagu kiiremini ja tugevam, et see pühitseb seda eesmärki, see pühitseb, et sa teed midagi erilist ja lõpuks ta aitab sul kergemini minna, sest tegelikult asjadele hakkab jääma energia ja kui sa teinekord paned selle särgi selga, siis sa saad nagu rutem sinna ingliteraapiasse või inimest aidata, et ta võib ka olla sul mõni nagu, kus sa ennast aitad, aga võib ka hakata juba otsima sellist nagu erilist mantlit või nagu mul oli üks kohe siuke valge särk nagu taumantel, millega ma alati tegin ingliteraapiat, siis kohe, kui ma selle peal selga panin, ma teadsin juba, et on nagu püham ja ma sain nagu rutem. Isegi kui ma olin nagu teises linnas või ma pidin, et ongi, et tuled väga suurest nagu teise keskkonda, väga suur stress ja sellisest olukorrast ja siis tegelikult saab nagu hästi kiiresti, kui seda toetab see riie
et sa ega siis nagu hakata otsima või kui juba leiad endal olemasolevatest või tuleb see või teedki ikka lihtsalt palvetinglid juhataksid selle imelise särgi või kleidi või mediteerimisriideni. Et kuna me oleme ikkagi siin õppimas, et kedagi teist aidata, siis ikkagi sellist, millega sa pärast hakkad ingliteraapia seanssi tegema. Ja teine asi näiteks, mis alati aitab, on kristallid on üldse olemas selleks, et nende vibratsioon on väga kõrge. Mul oli kunagi üks pärlitega. Oota. Ma näitan teile seda pilti, et siin on mul see, mis mul oli, see tuli mulle imeliselt ja selle tegi üks tüdruk, käsitööline ise. Ta oli nagu Marokast tulnud ja seal õppinud tegema neid ja see pärlid olid nagu päris pärlid muidugi nagu ja siis hõbedast asjad. Ta ei olnud nagu meeletult kallis, aga mina ostsin ta nagu tasku keskuse laadalt ja üks teine Ingella, tema ostis käevõru nagu selle juurde käivad. Ja see oligi inglite sõnumitooja, oli selle nimi, ma sain pärast teada. Mind tõmbas see inglit, soovitasid mul selle osta ja selle nimi oligi inglite sõnumitooja. Ja ma soovitan teile ka nüüd ingliterapeudina otsida mingi väga eriline nagu kee. Mulle alati meeldib pärlid, nagu, aga ka midagi valgust, ka võib olla rist, aga mingi imeline kee, mida sa paned kaela. Natuke jälle tundub nagu sarnane nagu preestritel või nagu see, sa paned selle kaela ja sa teed ingliteraapiat, et sul on eriline rüü, sul on eriline kaelakee. Seda sa hoiad ka siis erilises kohas, et paned selle kaela alati, kui sa hakkad kedagi teist aitama. See kaitseb sind, see aitab sind ja see pühitseb eesmärk, et ma olen ingliterapeut ja ma aitan. Selle konkreetse näiteks ühel seansil kinkis minu jälle üks naine tegi ise ja spetsiaalselt minu jaoks, et saatis selle mulle isegi pakiga ja see tähendas inglite jumalanna. Ja ongi ingliteraapia, ma kohe teadsin, et see aitab edasi, see on mingi inglikivi, siin on nagu see või nagu siuke nagu terav, aga see, et minu järgmine samm ongi näiteks nüüd, siis ei olnud veel, aga tema nagu saatis jumalanna tee, et mul on jumalanna channel ja nüüd ma lähengi tegelikult jumalanna teele ja tahangi anda teile, et keegi siis nagu ütleme, et seda energiat siin nagu Eestimaal edasi teeks või ongi, et me võime pärast koos teha või teha nagu neid inglitubasid. Et ma alati unistan inglitubadest, aga inglid ütlevadki, et ega ma seda üksi ei tee. Et võib-olla meist saavad nagu ongi inglid ütlesid, et äkki ongi sinna linna, kus te olete, me teeme inglitoa, teeme toad, kus te saate teraapiat teha, saate inimesi aidata. Et päris nagu ikkagi konkreetselt, et teeme koos nagu toa inglitega ja saategi inimesi aidata sinna linna, kus tahate. Et see on nagu üks võimalus, üks teedest või see on nagu võimalik nende inimestega, kes tulid siia minu teraapiasse, nagu Gabriel rääkis. Alati kõik oleneb muidugi meie enda ja ühiskonna ja kõike nendest asjadest, aga üldiselt oleks see ju ilus. Või nagu aitaks ju ka kiiresti, kui ma oleks omal ajal saanud, oleks nii tore ju. Et on inglituba ja seal on see kujund on mulle tulnud nagu tuvi ja valgus, tuli nagu vikerkaar ja see Gabriel inglitubadest unistus on mul olnud algusest peale. Ma olen ise vahepeal teinud, aga seda nagu hoida, nagu ikka on nagu üksi on nagu, ongi nagu raske. Ja üldse, kui ma lähengi nüüd üldse jumalanna teele, ingliteraapiat me ei jäta kunagi, aga tore oleks, kui meid oleks nagu rohkem, kes kõik aitaksidki inimesi, tegidki seda imelist ingliteraapiat, mis aitab siis inimestel püsida oma kõrgemal eluteel. Et see ongi siis, et me ise oleme oma kõrgemal eluteel, me oleme ise kõrgemas vibratsioonis ja me aitame teisi inimesi tagasi oma kõrgema eluteele või kui neil tekivad mured, et kuhu siit edasi minna. Ma alati ütlen, et ingliteraapia on lihtsalt võrratu selleks, kui me oleme teelahkmel ja me tahame küsida, kuhu minna. Siis ikka küsid ju endale teejuhti kõrgemat abilist ja teist siis saavad ka need inglite sõnumitoojad, kes aitavad teisi. Et ongi nüüd meil aeg läbi ja ma kordan siis läbi, mis me siis nagu teile
ülesandeks andsin ja mis meil siis täna oli. Nagu ongi, alati inglitel on see 8 ja õpetuses ka alati me võtame nagu laiali ja võtame alati asja kokku. See 8 ei taha mul välja tulla hästi. Nii, et see on siis, me võtame asja kokku. Täna me õppisime siis, puudutasime tšakraid, puudutasime seda, et me puhastasime ja täitsime ennast valgusega, proovisime minna sinna ruumi, et nähagi ennast, puhastada ennast energeetiliselt, puhastada ruumi energeetiliselt ja seal me siis kohtame alati ongi vaime. Teemanitel õnneks ei olnud. Et vaime, puhastame need ära, puhastame enda ümbert ära ja ülesandeks oli siis täita ennast valgusega nädal aega, proovida kedagi teist täita ja otsida see imeline särk või hakata otsima, et see võiks olla selline imeline jumalik teekond, et tuleks ka see imeliselt see särk. Et see, millega sa hakkad tegema ingliteraapiat, sellega sa paned ka täitsa füüsiliselt paika, et minust saab nüüd ingliterapeut, ma hakkan seda tegema. Teine asi siis kutsuda enda juurde seda ellu, et teil tuleks see ingli kaelakett, mida sa paned kaela, kui sa hakkad tegema ingliteraapiat. Et see kaitseb ja see pühitseb seda eesmärki. Näiteks, kui mina lugesingi seda palvet, siis ma panin selle peale, nagu, tõitsin kokku nagu, see sõna püha isa või nagu pühadus tuli kohe, et nagu olekski selline nagu preester või see, et paljud asju on nagu Kristusest ja siis mind teebki kõrvaks, et seal ongi palju elemente, mis on tegelikult õiged, aga mis on nagu, seda tunnet ei ole, kui kirikus on. Ma läksin ju ka kirikusse otsima Jumalat ja seda tunnet, sest see oli minuga nii, et see meie isa palve. Aga seda tunnet ei ole, seal on nagu mingi natuke sama tunne, mis on psühhiaatri kliinikus. Et kui energiatest võtta, et seal hullumeelsus ja maniakaalsus ja selline tõesti nagu valel teel oleval nagu selline natuke nagu maniakaalne skisofreeniline tunne või nendel inimestel või mis seal kirikus tegelikult on, et seda pühadust ja jumalust seal ei ole. Seal on küll proovitud teha seda vaata valgust, aga see asendub külmusega minu jaoks. Et kahjuks, et vahepeal et hoopis teistes kohtades on palju pühamad tunded. Jah, et nii, võtsime siis kokku, et siis otsite need asjad, teete seda ja veel viimane soovitus, ega mis järgmine, hästi palju jalutada, kui saate värskes õhus. Et nüüd ma muidugi, kui soovitasin teid, et nagu toas koristada, aga nii kui te nagu koristada, kas või lähete toote lilli või nagu et jalutada. Aga sellest me räägime juba järgmine kord edasi. Mis siis me teeme või mis me teeme? Ma arvan, et me räägime sellest. Kuigi on see alati nii, et nagu valgusega on. Maiselt sa arvad, et sa räägid üht, aga kui tuleb valgus, ta räägib teist, võttes arvesse tegelikult kõiki teid ja seda olukorda. Ja see on alati eriline. See ongi see valguses püsimine, et valgus nagu räägib. Et võib-olla, et kui ma olen ka näiteks praegu kanalis, Maise Terjana, mul ei oleks neid tarkusi või teadmisi võib-olla. Aga inglitega on. Inglid on imelised. Ja jääkski rääkima. Et nii tore oli teiega, aga inglid ütledki, et hakkame lõpetama. Nii, aga kuidas siis, see ongi, et kuidas siis minna uuesti sinna ilma, et me läksime hästi kõrgele ja milleks on ka jälle vesi. Vesi toob meid jälle kohale tagasi. Meie lähme nüüd ja ka kliendi ma toon alati tagasi. Kõigepealt täname. Nagu vesi joomine toobki nagu sellesse kohtas. Mina lähen ka ikka väga-väga kõrgele, see lähebki teise. See ei ole maine, ma unustan oma keha ära, et ta ei vaja midagi, see ongi väga kõrge vibratsioon. Aga nüüd tuleme tagasi. Näiteks paneme jalad maha, nagu inglid, tavaliselt ma seisan nagu, et ikka ma näitan teile ka, et seisad maha, paned kannad maha. Ma panen näua nägu, et olen siin ja kohal ja praegu. Võid ka plaksutada ja siis panedki nagu kokku. Ma panen nüüd kinni, kõik need kanalid on kinni, nüüd ma olen Terja. Nüüd ma teen seda, ma olen siin ja kohal ja praegu rõõmus, tuleb imeline päev, mul on veel asju teha. Mõtlengi, et ma lähen ka jalutama, nagu inglid andsid mul üles, et ma lähen ka värsket õhku, vaatan seda ilusat sügist.
naeratan, olen siin kohal ja praegu ja südamest loodan teiega kohtuda järgmine kord jälle ja soovin teile imelist päeva. Kõike head!